Võrguelektrikud on inimesed, kelle otsa vaadatakse iga kord siis, kui lamp toas enam ei põle. Olgu põhjuseks siis tugev tuul, lumesadu või ära murdunud puud. Täna said võrguelektrikud oma oskuseid vahelduseks rakendada päikesepaistelise ilmaga, kuid sel korral aja peale. Võistlusetappe on siin 7 ja nende etappide juures siis on alates esmaabist kuni siis juhtmete parandamisteni. Nii et kõik, mida nad igapäevaselt teevad objektil elektrivarustuse taastamiseks, seda kõike me siin harjutame. Tänavuse võistluse teeb erakordseks just see, et esimest korda on stardis ka naised ja kuuldavasti on nad kõikidele meestele juba säru teinud. Mis ülesandega parasjagu tegemist on? Meil on üks suur elektripost ja üks suur generaator ja 3 naist selle kallal askeldavad. Ja hetkel tööbrigaad ühendab varugeneraatorit ja selle eesmärk on siis taastada kliendile elektrivarustus alternatiivtoitalahendiga. Ronivad posti otsa, võtavad generaatori kaabli ja ühendavad selle siis juba kliendi juurde mineva kaabliga. Ja lõpptulemus siis, mis siin seda edukust iseloomustab, on see põlevlamp, mis lõpuks põlema pannakse generaatori abil. Kuidas teil täna see võistlus siis on? Ma saan aru, et 2 ala on tehtud. 2 on tehtud, 5 on teha. Mis kokkuvõte on? No meie tegime esimese alana Jadakvinna Külliteed ja seal me saime maksimumpunktid ja meil jäi ajast veel üle ka 3 minutit. Ja teine ala oligi meil kannatanu päästmine, seal me saime ka 1 punkti vähem kui maksimumpunktid. Ma saan, et konkurentid juba räägivad, et naised tulid ja tegid platsi puhtaks. See on meie strateegia tegelikult, et natuke närvi ajada, et umbes, et me oskame hästi palju ja teeme ära neile. 15 aastat on nad saanud rahulikult toimetada siin niimoodi, et mis seal ikka, et läheme teeme ära, aga nüüd on jah see tähelepanu ja see, et kuidas sa siis naisterahvastele alla jääd, et nii ei saa. Kui raske see töö ikkagi igapäevaselt on, see on ju meeletu nagu füüsiline, vaimselt pead olema väga terav, et ilmselt see ei ole kõige lihtsam töö. Tahaks lasta sul kohe seda kannatanud proovida tõsta. Proovi seda tõsta. Ma hoian mikrofoni, proovi teda tõsta. Kui su tiimiliige jääb masti kinni, sa pead teda päästma, alla tõstma. Ja nüüd tõsta. No proovi tõsta. Lihtsalt niisama, kas sa nagu... Kui raske on? Raske. Mul on võib-olla paar trenni vahele ka jäänud, aga mitte niimoodi, ma vist lendaks aga pigem saad mastist alla. Okei, me saime vastuse sellele, et see on väga keeruline töö. Ja kui sa ei jõua, siis sa pead leidma kavalad nipid, kuidas seda teha. Ja alla vist ei lükka, on ju? Jah, alla ei lükka, siis võib veel halvemini minna. Mis siis lõpuks siin võistlusel ikkagi selle võidu toob, et kas ongi niimoodi, et kõik peab olema perfektne? Jah, perfektne peab olema, eks kindlasti see on kombinatsioon ohutusest, kiirusest ja täpsusest. Erinevalt tänastest võistlejatest ei ole mina kogenud ja tegelikult kardan ka veidi kõrgust. Kuna võrguelektrikke tuleb aga tikutulega taga otsida, ei lastud mul kaua niisama vahtida, vaid sain ülesande posti otsa ronida. Peamine on muidugi turvalisus, aga juba seal tabas mind esimene tagasilöök. Kui on palju riideid seljas, sellest ka. Ajame siis riietega praegu selle hetke. Aga ei ole midagi. Ilusti siit on lukustatud. Kindlasti ka siit ilusti kinni. Ja nüüd on selline asi siis nüüd, et kui masti pealt on ju kukud alla või oled, siis ainuke asi, mis siin nagu hoiab, on siis see. Ehk siis selle palun. See! Kui sain aru, et mind peaks 10 meetri kõrguse posti küljes hoidma ainult 2 rihma, hakkasid kepsud ikkagi korralikult pärisema. Tagasiteed aga enam ei olnud, sest uudisimulik publik juba kogunes, rauad olid märkamatult jalas ning taustaks kolleeg Jüri Mutika toetavad sõnad. Kui ma olin veel noor reporter, siis sunniti mind siia posti otsa ronima, seekord ma olen usaldanud selle vastutusrikka ameti noorematele kolleegidele. Ja, aga ühe käega proovi võtta seda liini kaasa. Või isegi võid proovida niimoodi hoida. Kiiremini alla. Võrdluseks siis siia pilt sellest, kuidas ronimine tegelikult peaks välja nägema. Põlvede värisedes ma 2 meetri kõrgusele ronisin, siis ütles juhendaja julgustavalt, tee pääsukest. Ma tundun hetkel nagu väga krampis pääs. Tulles tagasi tõsiselt võetavate osalejate juurde, siis kohtunikke ma ei kadesta. Võrguelektrikke on meil vähe, aga nad kõik on paganama osavad, mis tähendab seda, et rebimine oli tihe. Mida aeg edasi, seda rohkem tänu sellele samale koolituskeskusele, mis meil siin Kiilis on, see osavus paraneb. Nii et lõppkokkuvõttes on kõik detailides kinni, et kes kuidas haarab tööriistad ja kui hästi ta suudab postil püsida ronimisraudadega. Ütleme niimoodi, et ma eelistan just ikkagi tööd maa peal. Aga kuna nüüd see algus on tehtud, siis põhimõtteliselt ma vist võin tulla appi, ma arvan, on ju. Oodatud muidugi ja kõik naisterahvad ärge kartke.
see ei käi üle jõu, nagu te näete tänast päeva. Et on võimalik ka naistel seda asja teha. Põlved natuke värisevad, aga muidu ei ole hull.